Avatud kõrikeskus saab aktiveeritud, ehk siis ta saab lõpuks kõik välja paisata selle, mida ta on endasse kogunud ümbritsevast keskkonnast läbi kohtumise teiste inimestega, kellel on defineeritud kõrikeskus, kellel on siis see ruudukene värvitud nagu siin pildil. Et need, kellel on seest värvitud kõrikeskus, nendel on selline enesele iseloomulik, konkreetne ja tugev eneseväljendustoon või selline energia. Et kui me avatud inimeste puhul, avatud kõrikeskuse puhul ütlesime, et need inimesed võivad siis nagu tunduda, et nad ei ole piisavalt suhtlejad, et nad nagu tahaksid paisutada ja veel rohkem rääkida, siis defineeritud kõrikeskuse puhul on võib-olla vastupidine teema aktuaalsem, et see inimene tahab pigem nagu pisendada ennast. Et defineeritud kõrikeskus on võib-olla selline valjem, tugevam ja nendele inimestele on elu jooksul kindlasti vähemalt paar korda öeldud, et räägi vaiksemalt või ära nüüd nii palju, et ole nüüd vaiksemalt. Nii. Et kogu see jutt siis selleks, et tuua sinuni seda arusaamist, et kuidas see eneseväljendus töötab Human Designi kehakaardi kaudu. Ja et võib-olla tegelikult see, mida sa oled arvanud, et on sinu nõrkus, on tegelikult hoopis sinu tugevus. Et kui sa veel ei ole, eriti kui sul on avatud kõrikeskus, kui sa veel ei ole tegelenud kirjutamisega, rääkimisega, kõige selle väljasaamisega, mis sul siis siin kõrikeskuses on kinni või lausa siit ülevalt kõik kuhjunud, et siis kindlasti soovitan seda teha. Et selline rääkimine ja iseenda filmimine, nagu näiteks ka need videod, et minu jaoks on see väga hea viis, kuidas seda energiat siis voolamas hoida ja loodetavasti sinule ka midagi kasulikku edasi anda ja et saad minu kogemusest ka midagi õppida. Et või see võib olla alguses ebamugav, see enda filmimine, ega sa ei pea seda jagama kellegagi, et lihtsalt saaks välja rääkida. Või siis lihtsalt hakata kirjutama, et kellele meeldib siis mingite eneseanalüüsi küsimuste põhjal kirjutada, aga väga-väga tõhus on ka lihtsalt vaba kirjutamine. Et võtad ette paberi ja seda võib natukene pidada ka näiteks, võib pidada kanalduseks, sest et need avatud keskused, need ju võtavad väljaspoolt keskkonnast energiat vastu ja seda sisendit. Et tihtipeale avatud kõrikeskusega ja avatud mõttekeskusega, et see võib tulla täiesti ootamatult, et kuna see väljendusviis on nii muutlik ja vastuvõtlik, et võib tulla järsku nagu mingi selline lause või mingi kombinatsioon, mida sa nagu ise ei oodanudki. Et kirjutades samamoodi, see võib tulla nagu lihtsalt hakkad panema paberile, mis sul peas on või mis nagu tuleb ja see hästi palju vabastab ja aitab ka tervist parandada. Human Designi järgi on kõrikeskus seotud tiroidiga, näärmega, kilpnäärmega. Et kui on kellelgi sellega probleeme, siis tasub vaadata sinna Human Designi kõrikeskuse kaarti lähemalt, et kas sealt oleks võimalik midagi rohkem endaga kooskõlla viia. Et kui see surud alla seda energiat, ei väljenda ennast või ei räägi oma vajadustest. Juba ka see on mitte autentne eneseväljendus, kui sa käitud erinevalt sellele, mida sa tegelikult vajaksid. Eneseväljendus ei ole ainult see, mida sa ütled. Eneseväljendus on ka see, kas sinu mõtted ja teod on vastavuses, kooskõlas.
kas sinu sisemised vajadused, sinu soovid, sinu unelmad saavad siis reaalses elus väljenduse. Ka see on väljendus, eneseväljendus, eneseteostus. Et kõik see tuleb kõrikeskuse kaudu. Niisiis, see oli Human Designi pea, mõttekeskuse ja kõrikeskuse video. Pane mulle siia väike kommentaar, mis jäi kõlama sinu jaoks, mis värvi sinul need keskused kaardis on ja kui sul kaarti üldse veel ei ole, siis on viimane aeg see teha. Võta minuga ühendust hello@marispa.com ja aitan sul täitsa tasuta internetis on väga palju kalkulaatoreid, kes seda kaarti kokku panna, et alustada seda Human Designi teekonda. Aitäh sulle, et kuulasid lõpuni ja kohtume peagi!